Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohke Develak. Eesti luureallikad väidavad tuginedes viimastel andmetele, et Venemaa on Eesti ründamise plaanid pannud teadmata ajaks pausile. Peamiselt põhjusel, et selliseks operatsiooniks puudub vajadus. Jälgides Tallinna autokasutajate ja jalgratturite vahel lahvatanud tüli, mis vaibumise märke ei näita, on Venemaal põhjust eeldada, et Eestis tuleb peatselt kodusõda ja eestlased hävitavad oma riigi ise. Tegemist on autofašistide ja jalgrattafašistide omavahelise lepitamatu konfliktiga, mis paisub ballistiliseks mõõduvõtuks. Argumenteeritud arutelul on ammu öeldud ei ja riiki tuleb hiljemalt kevadel tuua rahuvalvejõud, prognoosib Venemaa kaitseministeerium. Riigikogu juhatus aga andis täna hommikul teada esimestest koondamistest Riigikogus, mis on ulatusliku kärpekava järjekordne osa. Riigireformi ja eelarvekärbete valguses on koondamine loogiline asjade käik ka Riigikogu puhul, sest nii mõnegi parlamendiliikme vajadus on küsimärgi all. Kõikidele Riigikogu liikmetele ei jätku ammu enam tööd ja tööpuudus kummitab üha tõsisemalt iga päevaga, märgitakse teates. Paljud Riigikogu liikmed saavad vaid väikesi tööotsi ja on oodanud mingisugustki tööd juba pikki kuid. Peagi võib kätte jõuda olukord, kus tuleb koondada pool Riigikogu liikmetest ja kogu parlamendi saatmine sundpuhkusele võib aset leida talvehakul. Ja rahandusest. Tegevuspõhise riigieelarve toimimist uurinud teadlased on põhjaliku uurimise järel kindlaks teinud, et mitte ainult Riigikogu liikmed ei ole need, kes ei saa aru, kuhu raha läheb, vaid sellest ei saa aru mitte keegi. Kui ainult sellele keskenduda, siis on kogu suure teadusasutuse potentsiaali kaasates võimalik aru saada pikkamisi, aga siis ei ole jälle aru saada, kust selleks raha leida. Seega on ka valitsus otsustanud tegevuspõhisest riigieelarvest loobuda ja edaspidi kasutada tegevusetuspõhist riigieelarvet, mis tähendab, et esialgu 1 aasta jooksul ei tehta mitte midagi ja siis on näha, kuhu raha kogunema hakkab. Kui aga ka ilma tegevusteta raha ära kaob, siis on plaanis riigieelarvest kui sellisest üldse loobuda. Keskkonnaministeerium aga annab teada, et prognooside kohaselt saab Eesti endale peatselt esimese tõsiselt võetava naftaleiukoha. Illegaalsete naftatankerite liikluse sagenemine ja sageli ka nafta pumpamine ühelt tankerilt teisele on Eesti vete läheduses või paljudel juhtudel ka Eesti territoriaalvetes hoogustumas ja on ainult aja küsimus, kui Eesti saab sellelt tegevuselt riisuda koore. Tulevased naftaleiukohad on perspektiivikad eeskätt seetõttu, et nafta kättesaamiseks ei pea puurima sügavale merepõhja, vaid selle saab koguda otse merepinnalt ja kui veab, siis kannab tuul väärtusliku toorme otse randa. Vastavat tehnikat on juba ka soetatud ja eriti suure koguse korral saab kasutada ka naabrite abi. Kui arvutused paika peavad, saab Eestist OPEC-i liige lähema aasta jooksul, teatab Keskkonnaministeerium. Ja valitsuse ühiskonnauuringute keskus annab teada, et inimeste mure, kuidas oma rahaga kuu lõpuni välja tulla, muutub iga päevaga aina väiksemaks. Kui veel aasta tagasi aitas muretsemine kuu lõpuni tulla välja, siis nüüd on selline mure kadunud, sest raha on otsas juba mitu nädalat enne kuu lõppu. Oktoobrikuus saab muretseda 1 nädala kuus ja detsembrist alates algab juba täiesti muretu periood. Eetris olid uudised.